Minu nimi siis Ergo Pikas, tulen siis Ehituse Arhitektuuri Instituudist ja keskendun oma ettekandes rohkem siis võib-olla sellise pakkumise poole peale ja digitaliseerimise võtmes. Et kui siiamaani on räägitud ütleme sellest demand side'ist või siis nagu vajadustest ja nõuetest nagu selle renoveerimise kontekstis, siis ma võib-olla üritaksin mõtestada seda renoveerimise kontekstis sellist teemat nagu digitaliseerimine. Mõned slaidid taustsüsteemi kohta, kõik te kindlasti teate, millises kontekstis me toimetame, mille nimel me võitleme. Siin ma sellel pikemalt ei peatuks. Samuti natukene, kui me oleme rääkinud rohkem Eesti kontekstis ja nendest erinevatest numbritest, siis on ka huvitavaid numbreid vaadata maailma kontekstis. OECD poolt tehtud erinevad uuringud, mis näitavad, et ehitussektori esmatoorme kasutus on kuskil, kogu maailma esmatoormest on kuskil 40-50% ja nii edasi, et ka jäätmeid, mis maailmas tekivad, on siis 1/3 ehitussektori päritolu. Ja teisest küljest on ka siis sotsiaalsed väljakutsed või probleemid just seotud meie elukeskkondadega, et väga palju inimesi maailmas elab vaesuses, pole korralikku elupinda, eluruumi ja samas ka tegelikult on meil Euroopas siin tegemist siis energy poverty ehk siis energiavaeguse või vaesuse teemadega. Olen sinna lingid ka pannud, et keda huvitab, et kus need siis numbrid ja asjad tulevad, et saate hiljem pärast slaidi pealt neid järgi vaadata. Ehk siis see on viinud selleni, et meil on tekkinud globaalne üleskutse koostöö võidelda siis selle ühise sustainable või siis jätkusuutliku tuleviku nimel. Pariisi kokkuleppest olete kindlasti kõik kuulnud. Euroopa on siis selle mõtestanud läbi roheleppe, et mida see võiks siis nagu tähendada Euroopa kontekstis. Ja kui ma nüüd panen selle järgmise kastikese peale, siis see on see, kus nagu ehitussektori sisse tuleb, et siin on siis kaks sellist suuremat alamteemat. Et siis on mobilization of industry ehk siis meie erinevates tööstusharudes uutest tööstusstrateegiate väljakujundamine, mis ehitussektoris tähendab siis sisuliselt meie olemasolevate väärtusmudelite või väärtuspakkumismudelite, ärimudelite kui ka tarneahelate siis muutmist. Ja siis teine suurem teema on siis loomulikult igasuguse tarbimisega seotud teemad ja renoveerimisega seotud teemad. Ehk siis, kui nüüd selle digitaliseerimist mõtestada, et siis digitaliseerimist ma enda jaoks selles, nagu ütleme, roheleppe raamistikus olengi siis mõtestanud selliselt, et see eesmärk on siis vähendada igasugust mittevajalikku tarbimist. Me räägime siin energiast, materjalist, maast ja nii edasi. Ja see tarbimine, mis on vajalik, et siis selle iseloom või tüüpsus, mis siis võiks muutuma, võiks minema ära siis fossiilsetelt allikatelt jätkusuutlikele allikatele. Ja samuti loomulikult rohkem koostööd erinevate osapoolte vahel, et me ei räägi ainult siis ka siin kohalikus kontekstis, vaid räägime Euroopa üleselt ja tegelikult ka globaalselt, et see kliimakriis on meile kõigil oluline. Ja lõpetuseks siis, kui vaadata nüüd kogu seda roheleppe raamistikku, siis selles on nii ühes või teises või mitmes erinevas võtmes ka digitaliseerimine sisse kirjutatud, et nii protsesside, toodete kui ka teenuste siis digitaliseerimine. Nüüd tööstus, ütleme siis järgmisest tööstusrevolutsioonist rääkides, et ma ütleks, et siis järgmine tööstusrevolutsioon peaks olema jätkusuutlikele ärimudelitele tarneahelatele üleminek. Ehitussektorile on ka välja töötatud selline Transition Pathways blueprint siis Euroopa Komisjoni poolt, mis siis ütleb seda, et mismoodi seda siis sektorit võiks kaasajastada. Üks asi on see, et tuleb luua tingimused siis rahvusvaheliselt võimekuse tõstmiseks. Samuti tuleb tõsta meie sektoris toimetavate inimeste kompetentsi ja teadmisi. Loomulikult luua poliitilisi kui ka finantsilisi raamistikke, taustsüsteeme, millesse kõik hakkaks tööle. Kindlasti on siin ka veel väga suur väljakutse just, ütleme siis research and developmenti kontekstis, ehk siis teha palju teadust, arendust ja võib-olla mitte enam siis nii individuaalsete teemade kallal, vaid pigem nagu süsteemi tehnika vaatest, et mis see tähendab, siis ma räägin paari slaidil. Ja kõike seda selle sama jätkusuutliku elukeskkonna eesmärkide saavutamiseks. Renoveerimise lainest on täna palju räägitud, nendest eesmärkidest on ka nagu räägitud, et selle peal ma pikemalt siin väga ei peatuks, aga mis on siis väljakutse? Ja see slaid tegelikult võtab selle väljakutse minu meelest väga ilusasti kokku, et kui me vaatame nüüd seda pakkumise poole pealt, siis on see renoveerimise eeldatav kasv või maht, mis siis peaks sektoris toimuma. Ja kuidas see saab toimuma? Et vaadates seda, milliseid mahtusid eeldatakse või oodatakse, siis küsimus on, kas täna meie sektor, ehitussektor on üldse võimeline seda ära tegema selle järgmise vähem kui 30 aastaga. Ja see on võib-olla see teema, millele tahaks siis ka enda nagu selle tippkeskuse kontekstis siis rohkem keskenduda. Ja see eeldaks mitte siis ainult nagu selle mahu
vajaduse hindamist, vaid eeldas ka tegelikult kompetentsi ja võimekuste arendamissektoris. Eeldatavasti tuleb uusehituse sektoris ka üle ettevõtted võib-olla renoveerimise poole rohkem. Samas, kui täna küsida Merkolt või Nordecolilt või sellistelt ettevõtted, kas nad oleksid huvitatud korterelamute renoveerimisest, mis te siis arvate, mis nad vastavad? Kindlasti mitte, sest esiteks on ebaprofessionaalsed tellijad, sul on vastaslaual, kui tavaliselt tehakse professionaalidega tööd, on tavaliselt 1, 2 või 3 esindajat, siis on korterelamute puhul on seal, me räägime 10 ja 20 ja isegi 100 inimestest. Et nemad ei viitsi jõua tegeleda kõigi nende isiklikke murede ja probleemidega, mis renoveerimisprojektides on. Ja võib-olla suurem arengutrend on see, et kui siiamaani on võib-olla see poliitika kujundaja õigusloome inimene olnud pigem selline, kes loob sellest raamistikku ja kontrollib, et teised toimetaksid selle raamistiku piires, siis nii uus energiatõusu, hoonete energiatõusu direktiiv kui ka muud käsitlused liiguvad pigem sinna poole, et nii kohalikud omavalitsused kui ka riigid peaksid hakkama võtma aktiivsemat rolli selle valdkonna eestvedamisel. Ehk siis mulle tundub, et see ei ole küll minu valdkond, aga see pigem sotsiaalteaduste valdkonda, et ka poliitilis maastikul on võib-olla vaja teha sellist süvaanalüüsi, et mis see siis tähendab, et kas meie, ütleme, riiklik ja poliitika nagu sükene õigusraamistik või raamistik hakkab kuidagi muutuma sellest tulenevalt. Aga sellel ma väga täpselt hinnangut ei oska annata, see on nagu kõrvalteema. Nüüd 20. detsembril eelmine aasta võeti vastu see viimane niinimetatud versioon siis energiatõusu direktiivist. Seal on räägitud siis nendest eesmärkidest, täna on ka nendest korduvalt räägitud, sellest pikemalt ei peatu, aga seal on väga palju selliseid teemasid, mis on otseselt või kaudselt seotud just digitaliseerimisega. Ja digitaliseerimisega nagu mitmes võtmes esiteks, et saada üldse lähteandmed nende asjade tegemiseks. Alustame kas või näiteks sellest samast jätkusuutlikkuse või jalajälje hindamisest või siis carbon declarationite väljatöötamisest, et täna meie niinimetatud süsiniku jalajälje hindajad või eksperdid kulutavad 80-90% oma ajast sisuliselt lihtsalt erinevate toodete mahtude kokku lugemisele. Ja 10% on see aeg, kus sa teed siis selle mahu korrutad läbi selle heitmeteguriga, et saada see süsiniku sisaldus selle soonas kätte. Et see lihtsalt ilmestab seda, et mis on see probleemi tegelik allikas või sisu. Ehk siis andmehaldus on vaja meie sektoris korda teha. Ja siin on veel mõned tähtajad siis sellest samast nüüd viimasest versioonist, vastuvõetud versioonist, kokkulepitud versioonist. Lõppsõnastuses võib veel juriidiliselt tekkida mingid täpsustusi või muudatusi, aga need on siis sellised olulisemad kuupäevad, mis ajast siis carbon deklaratsioonid siis peaks olema siis hoonetes kasutusele võetud. Ehk siis, mis on selle jutu mõte, et kui kiiresti üle minna, et ma näen, et on toimumas paradigma nihked. Esiteks see, et me liigume ära lokaalsetelt, isoleeritud andmekogudelt, vaadetelt rohkem sellistele andmeruumidele. Euroopa on ka ise 2020–2030 nimetanud digikümnendiks ja üks suurne teema, mis selle raames tahetakse ära lahendada, siis ühtsete andmeruumide kujundamine, kavandamine ja loomulikult ehitatud keskkond on üks väga oluline komponent selle kogu asja juures. Ehk siis andmetes peab tekkima väärtus, mida organisatsioonid saavad kasutada oma otsuste kavandamiseks, plaanimiseks kui ka lõplike otsuste tegemiseks. Veel mõned sellised muudatused meie perspektiivides, käsitlustes, et oleme ära liikumas siis üksikhoonetelt investeeringu hindamistelt siis naabruskonna, linna kui ka siis riiklikele tasemetele ja mitte ainult riiklikule tasemele, vaid ka üle-euroopalisele tasemele ja globaalsele tasemele. Et MIT Sustainable Labs näiteks on teinud sellise huvitava mudeli, mis siis vaatab, et kui me renoveeriksime kogu maailma hoonefondi ära, et siis millist mõju võiks see kliimale või kuidas seda võiks säästa siis kliimat maailma kontekstis. Ja samuti on näha trendi või tendentsi, et liigutakse ära selliselt, ütleme siis ekspluatatsiooniaegsest energia süsinikujalajälje hindamiselt kogu ehitiselukaarega seotud süsinikujalajälje hindamisele, et hakatakse võtma arvesse rohkem materjale, ehitusplatsil toimuvat, aga samas ka transport ja kõike muud. Ja loomulikult lõpetuseks, et on ka näha selliseid esteetilisi küsimusi hakatakse nüüd ikkagi renoveerimise kontekstis, et kui siiamaani võib-olla rõhk olema sellisel tehnilisel asjal, et siis nüüd vaadatakse ja hinnatakse seda poolt samuti. Ehk siis ma arvan, et meil on vaja tegelikult siin vaadata võib-olla selliste teooriate või käsitluste poole nagu tehnika, süsteemitehnikad. Neid on erinevaid versioone. Esimesed versioonid tekkisid seal 50. 60. Viimane, mis mina tean, on Handbook of Engineering Systems Design, ehk siis käsitleb kogu seda maastiku sotsiaaltehniliste süsteemidena
ja eesmärgiks on siis modelleerida, simuleerida terviksüsteeme erineva detailsustäpsuse juures, et võtta siis arvesse nii tehnilist poolt, aga samas ka seda sotsiaalset poolt, ehk siis kuidas tegelikult inimesed süsteemis käituvad ja mis on sellega kaasnenud mõjud ja nii edasi. Nii, see oli nüüd niisugune kiire sissejuhatus sellele digitaliseerimisele, et mis kontekstis me sellest digitaliseerimisest siis räägime renoveerimise vajaduste rahuldamiseks. Et Euroopas on digitaliseerimises nähtud suurt potentsiaali just selliste suurte väljakutsete nagu tööjõupuuduse ja ressursikasutuse efektiivsuse tõstmise kontekstis. Ja kui siiamaani ehitus on olnud üks vähem digitaliseeritud valdkondi, mitte ainult Eestis või Euroopas, vaid kogu maailmas, siis see tendents on hästi kiiresti nüüd muutuv. Et mõned sellised võib-olla tüüpilisemad arengusuunad on loomulikult siis andmekorje, kasutades selleks kas siis sensortehnoloogiat, asjade interneti või siis ka näiteks droone, skännerid, siis automaat muidugi või andmete analüüsi pool ja lõpetuseks siis nende pealt mudeldamine, simuleerimine, et teha siis otsuseid. Et ma ise olen seda mõtestanud läbi sellise digikaksiku filosoofia või käsitluse, ehk siis meil on füüsiline keskkond seal paremal üleval, see parempoolne veerg ja vasakpoolne veerg on siis digikeskkond. Et täna tehakse teadustuuringuid hästi palju, on just keskendunud sellele, kuidas me saame seda reaalsust siis digitehnoloogiate abil võimalikult lihtsasti, kiiresti siis selle kohta andmeid korjata. Ja siin tehakse ka sellised lähenemised, sünteesitakse andmeid mitte ainult erinevatest sensorit tehnoloogiatest, vaid ka näiteks olemasolevatest registritest ja viies neid omavahel kokku. Et siis modelleerida, simuleerida erinevaid stsenaariumeid, on see siis üksikhoone kontekstis või on mitme hoone kontekstis, et siis teha otsused ja juhtida tööd siis töömaal, kui ka näiteks ka riiklikul tasemel teha, et millist renoveerimismahtu kavandada järgmisteks aastateks. Ja selle võib-olla juures on oluline võtmesõnum on see, et digitaliseerimine ei saa loomulikult olla eesmärk omaette, vaid seda peab vaatama laiemas suuremas kontekstis, nii nagu see Bill Gates on öelnud, et 2 seadust on, et kui sa digitaliseerid ebaefektiivset protsessi, siis sa saad digitaliseeritud kaose ja kui sa digitaliseerid läbi mõeldud protsessi, siis see tegelikult ainult võimendab seda. Aga selle juures ma ütlekski, et need tänased suurimad takistused on, kuna ma ise ka tegelen hästi palju õppetööga, et siis ühest küljest on loomulikult see killustatus, et me ei ole tegelikult selles sektoris õppinud veel korralikult koostööd tegema. Ja ka see sõna koostöö kui selline ka tähendab väga paljud erinevatele osapooltele meie sektoris väga erinevat asja. Ja loomulikult, kui nüüd digiehituse kontekstis rääkida, siis just hiljuti juhtusin ühel seminaril olema, kus meil olid siis digiehituse pädevamad spetsialistid olid ehitusvaldkonnast meil külas Tallinna Tehnikaülikoolis, siis nad ütlesid, et ehitusplatsil on nii, et kui keegi komistab esimese liivatera taha, siis visatakse digitöörist nurka, öeldakse, sellega ei ole midagi teha, lähme teeme nii, nagu tavaliselt oleme teinud. Et see on täitsa tavaline suhtumine. Samas teisest küljest on näha, et investeeringud iduettevõtlusesse ehitusvaldkonnas on hästi kiiresti kasvamas. Ja vist ka Kliimaministeerium just korraldas mingi huvitava hanke, tähtaeg 6. veebruaril, et ehitatud keskkonnale suunatud iduettevõtete inkubatsiooniprogrammi pakkuda, mis kõlas päris huvitavalt. Kahjuks muidugi teetu inimesed said sellest nii viimasel hetkel teada, et enam ei ole võimalik midagi teha. Aga jah, ehk siis täitsa nädal aega, jah. Ehk siis meil on tegelikult toimus niisugune ka digiehituse mõttes nagu paradigma nihe, et kõik muud asjad on lihtsalt annavad seda konteksti, et meil on see roheleppe, siis ka loomulikult sektori tootlikkuse kasv, mis on võrreldes teiste sektorite väga malal olnud, aga samas ka siis investeeringud, innovatsiooni, iduettevõtetesse ja nii edasi. Nüüd digitaliseerimise sellistest võtmetehnoloogiatest või driveritest siis Eesti olustikus, et kindlasti olete palju kuulnud sellest kurikuulsast ehituse registrist. On kuuldud enamasti valdavalt, see seostub negatiivsete mõistete või terminite või sõnadega, aga on, mis ta on, tegelikult maailma kontekstis on see innovatiivne, seal on väga suur potentsiaal. Ja kui me õpime seda ära kasutama, siis ma arvan, et siit võiks midagi huvitavat tulla. Et siin on näited siis mõned Tartu kesklinnast, et kus siis on lihtsalt tehtud andmesünteesi, erinevad andmeallikad kokku pandud, et seal on hooned on siis värvi kodeeritud vastavalt siis seal muitsuskaitse nagu tingimusele või korrale. Et kui nüüd peast ei eksi, siis sinised olid need, millega siis A-klassi kuuluvad hooned, millega tohi midagi teha, B-klassi kuuluvad siis, millega võib midagi juba teha ja nii edasi. Et sellise andmete sünteesimise käigus on võimalik hakata looma selliseid stsenaariumid, et siis kui palju üldse ja mis mahus on võimalik hooned nagu renoveerida.
Veel lihtsalt mõned näited Eesti olustikus, et nüüd väidetavalt see, ütleme siis PIM-moodul ehitusregistril on olnud valmis juba viimased 2-3 aastat, aga teatud erinevatel põhjustel ei ole see avalikuks veel jõudnud, aga nüüd lähiajal peaks siis see jõudma, et ka PIM-mudelite kontroll saab sellise automatiseeritud funktsionaalsuse. Ja üks võib-olla suurem sükene võtmedriver täna on see, et see tuleb Euroopas natukene peale, aga Eestis on siis sükene teenuste korralduse ja andmete või info teabehalduse korralduse määrus, mis ütleb seda, et siis 2023 aasta lõpuks pidi kõik riiklikud registrid ära kirjeldama oma teenused ja selle raames ka infohalduse ja andmehalduse praktikad. Tihtipeale nendes riiklikes registris, nagu ikka tehakse linnukese pärast asi ära, aga vähemalt ehitusregistri osakond võttis ikkagi nagu südameasjaks endale ikkagi korraliku raamistiku kokku panna ja püstitada ja meil oli siis au selles olla peamine pakkuja koos partneritega ja töötasime välja siis ehitusregistrile sellise andmehaldusraamistiku ja tegevuskava või plaani siis järgmiseks 4 aastaks, et need andmed, mis seal on, saaksid siis kvaliteetsemaks ja need, mis uued tekivad, et siis need ka püsiksid kvaliteetsed. Et tõesti andmeid saaks kasutada väärtusliku varana ettevõtte või poliitikate kujundamiseks ja nii edasi. Mis meil üks olulisem järeldus sellest uuringust oli see, et kuigi meil on küll digitaalne register, siis kogu seadusandlus ja protsess on ikkagi sellise klassikalise dokumendipõhise mõtlemise taustal, et ma toon lihtsalt näite, et kui keegi tahab hoones lihtsalt muuta ühe ehitise osa kohta käivad andmed näiteks korteris, et võib-olla asendas uue ventilatsiooniagregaadiga või võttis ühe mittekandva seina maha, siis selle asemel, et nagu muuta ainult seda hoone osad käsitlevad andmeid, siis pead kogu kupatuse uuesti esitama. Et see lihtsalt ilmestab seda, nii nagu klassikaliselt, kui sul oli projekt läks ekspertiisi, tuli tagasi, tegid muudatus, siis sa esitasid kogu projekti kupatus uuesti. Et sama on igal korral, kui hoonega midagi muutub, tekitakse uus versioon sellest hoonest tervele andmekomplektile. Ja ise oskate ette kujutada, kui palju siis tegelikult on dubleerivaid andmed selles kogu registris. Ehk siis meie ettepanek oligi see, et me peame ära liikuma infopõhisele haldusjuhtimissüsteemidele ja nii nagu täna pankades, et sul on ütleme siis transaction-based nagu andmevahetus, tähendab seda, kui midagi hoonega juhtub, siis kontul sa näed alati oma viimast seisu, et hoonega hetkeseis on selline, aga tehtud tegevused on ajaliselt sellised. Ja muudetakse ainult selle osaga, millega midagi juhtus, muudetakse ainult seda andmestikku. Ehk siis see võimaldab andmeobjektil tasemel hakata muudatust sisse viima. Et mõned esimesed näited, mis me siin Eesti kontekstis nüüd oleme viimase paari aasta jooksul alustanud, ma ise alustasin sellel ametikohal alles mõned aastad tagasi, 3 aastat tagasi, et 3 aastaga oleme saanud väikse meeskonna püsti ja oleme hakanud nende teemadega tegelema. Täna üks võtmekohti on olnud just see esimene ots, et kuidas saada need andmed, mis on siis registrites kui ka nagu reaalsusest võimalikult lihtsasti ja kiiresti kätte, et siis nende pealt kavandada renoveerimislahendusi ja hiljem siis ka toota ja paigaldada neid ehitusplatsil. Et oleme võib-olla rohkem sellele keskendunud, aga samas on ka nüüd tehtud esimene katsetus või püüdlus selles kontekstis, et kui vaadata näiteks linna või riigi tasemel, et hoonefondi tasemel, et kas meil on võimalik hinnata seda renoveerimise mahtu, vajadust ja just sellise pakkumise poole pealt, et mis ressurssi meil siis ikkagi tegelikult selleks vaja on. Et kui palju on materjali vaja, kui palju on tööjõudu vaja, millist tehnoloogiat, millist võimekust on vaja, et need aastaks 2050 seatud eesmärke ikkagi siis täita. Et siin on lihtsalt mõned näitad, et jah, millistest erinevatest andmeallikatest need tulevad. Esimesed püüdlused ka siin nüüd on nii Soft Academy projekt, et kui siin on taustal on näha siis hooned, mis tulevad siis meie registritest, nende hoonete kohta käivad klassifikatsioon näitab seda, et millise otstarbega või korruselisusega on näiteks tegemist, et siis siin on ka tehtud esimesed katsetused LOD3 peale üleminemiseks geomeetriamalle kasutades ja neid fittides siis punktipilvede sisse. Et on võimalik asju teha ja kui meil on võimalik geomeetriamalle hakata sobitama meie hoonefondi, siis meil on ka võimalik LOD1 ja LOD2 mudelite pealt, mis on valdavalt meil kõigi hoonete kohta Eestis olemas, saada nagu täpsemalt andmestikku selle kohta, kui palju reaalselt aknaid, seinasid, uksi, kõik selleks, et hinnata seda reaalset töömahtu siis registrites. Et lihtsalt mõned näited, et siis kui on andmeid sünteesitud erinevatest andmeallikatest, hinnata ka näiteks puudest tekivad varje meie erinevatele seinapindadele, samuti ka seda, et kui palju on siis katusele PV paigildamise potentsiaali. Nii, ja võtakski võib-olla selle jutu ajamise kokku sellega, et
see graafik on ju pigem koostatud, ütleme sellisest nõudluse vaatest, et mida, kui palju oleks vaja renoveerida järgmise 30 aasta jooksul. Aga kui sa nüüd oled see niinimetatud pakkuja poole peal, oled see töövõtja või oled see investor, kes nüüd peaks oma nagu sellesse tehasesse investeerima, siis see nõudlus kuubis. Sellepärast, et ma ei saa kunagi niimoodi oma seda tootmiskavanda, need on suured investeeringud, et ma ka nüüd investeerin järgmiseks 5 aastaks, investeerin miljon ja nüüd see tehase võimekus ma saavutan mingile tasemele, aga siis järsku nõudlus langeb. Et pigem ikkagi investorina ma tahaks saada püsivalt samasugust iga-aastast nagu sellist tootmismahtu. Ja selle siis projekti raames võikski ju täitsa seda hinnata, et mis see siis eeldatav nagu maht võiks olla ja kuidas siis saaks nagu riigi poolt seda kujundada, reguleerida niimoodi, et see oleks võimalikult stabiilne, et ei oleks seda üles-alla. Üks esimene samm loomulikult on see, et võiks sellise kontratsüklilise investeerimise asemel ikkagi jõuda stabiilse nagu sellise nõudluse tekitamiseni, et see on juba esimene samm sinna suunaseni. Et see lihtsustab kindlasti nagu töövõtjal ja pakkujal seda protsessi. Ehk siis kokkuvõttes, et kliimakriis on kiiresti muutmas meie perspektiivi asjadest, oleme ära liikumas selliselt lokaalselt vaatada pigem nagu globaalsele vaatele ja vajame uusi käsitlusi selleks ja ma arvangi, et me oleme jõudnud sellesse punkti, et kui siiamaani on keskendunud üksik asjade või juhtumid nagu analüüsimise teadustöö tegemisele, siis tippkeskus ilmestab minu seda väga hästi, et nüüd on vaja hakata asju käsitlema terviklikult, ehk siis on vaja sotsiaalsed, tehnilised küsimused omavahel kokku tuua. Nii, mina tänan enda pool. Nii, aitäh Ergole ja võtame mõne küsimuse ka. Mul on see, tähendab, seal veebis ei ole vist küsimusi praegu, nii et saalist palun. Ma ise kasutaks võimalust, hästi lõpetasid, et see on nagu see vajaduse vaade, mis see tore graafik näitas. Ja võib-olla see ongi ka hästi palju andmete küsimus, et teada tegelikult, mis on renoveerimisturg ja mis on tegelikult turumahud ja mida need on nagu erinevates segmentides, et näiteks väikeelamud on olnud nagu täiesti must maa, et keegi ei tea, kui palju seal renoveeritakse, aga ka sellised mitteelamute segmendid, kus käibed on miljardile äkki lähenevad ikkagi aastas. Et ka see on, ma ei teagi, et mismoodi neid andmed peaks koguma, et me teaks näiteks, kui palju sellest miljardist, mis ütleme nüüd hüpoteetiliselt mitteelamutesse pannakse iga aasta renoveerimisse, läheb energiatõhususse, et on sul nagu mõni idee, et kuidas seda oleks võimalik mõõta, et see ilmestab nagu just neid meie küsimusi, et meil on nagu hästi raske aru saada, et kui suur see turg on ja kuidas ta töötab. No, siin on, ma annan kohe konteksti juurde ka, et me selle renoveerimise vajaduse hindamisel oleme jõudnud nagu sellises tupikseisu, et meil on registrites andmed olemas, me suudame selle hoone määrata konkreetsesse tüüpi, kui me teame tüüpi, siis me teame selle hoone kohta juba väga palju eelduseid teha. Aga tegelik olukord looduses on midagi teist, et sellega on tihtipeale mingid aknad on ära vahetada, otsaseinased on soojust, nii edasi. Ja eks ta peab olema siis, ehk siis ma olen jutuga sinna, et peab olema süntees siis sellistest, ütleme, reaalsuse kohta käivate andmete korjamistööst, tehnoloogiatest, viisidest, siis registriandmetega nagu sünteesimise käigus peaks jõudma mingi sükse keskteeni. Kas me nüüd mingit absoluutset tõde suudame sealt välja leida, kahtlen, aga täna on hästi kiiresti arenemas see sama tehnoloogia, mida kasutatakse näiteks isesõitvate autode puhul, ehk siis lidar punktipilvetehnoloogiad on ka väga kiiresti arenemas ehitussektoris. Et just seda nagu tegelikku olukorda kaardistada võimalikult kiiresti. Ja see on, täna on üsna juba võimekas, et kui me suuda panna sellised geomeetramallid, eeldustepõhised geomeetramallid kokku reaalsus andmete püüdmisega, siis meil on tegelikult võimalik neid asju nagu hakata hindama küll, et kui palju siis ja mida tegelikult tehtud on. Ja siin on kindlasti tööpõldu jätkub. Nii, kas on veel küsimusi? Jah, palun, sealt ka üks. Ja vist peab küll, jah. Oleneb küsimusest. Kui keegi veebis kuulab, siis ei saa muidu, jah. Sa rääkisid alguses sellest, et see handbook of mingisugune digital... No neid on erinevaid versioone, aga see on üks käsitlus sellest süsteemitehnikast. Seal ongi, see teema läheb hästi nagu laiaks või hästi kõrgetasemiseks, sest kokkuvõttes küsimus on ju selles, et kuidas me saaksime võimalikult palju suurendada nende inimeste heaolu, eks ole, kokkuvõttes. See on kogu selle
kõikide tegevuste eesmärk, mida me tavaliselt teeme. Tegelikult peaks seda mõõtma, mitte ainult seda, et palju CO2 jalajälg on, vaid ka see, et kui me selle CO2 jalajälgi vähendame, et kas see tegelikult tekitab inimestele väga palju kannatusi näiteks. Seal on, ja samas kliimakriis põhjustab ka kannatusi, nii et tuleb kuidagi leida see, et kuidas optimeerida seda, et kõige rohkem inimeste heaolu suureneks aja jooksul, mitte Eestis, vaid ka mujal maailmas tegelikult. Seda mõõta kuidagi. See vastus koosneb kahest elemendist, et esiteks see süsteemitehnika, selle mõtte oligi siin see, et me peame vaatama asju erinevatel detailsus- või täpsustasemetel. Et hoonefondi tasemel, naabruskonna tasemel, aga ka tegelikult ühe konkreetse, hooneansambli tasemel. Ja seal, et teine siis sellele pool on see, et kogu see päeva esimene pool ju keskendus just nendele, et mis need on need vajadused, probleemistik, millega siis peaks arvestama selle renoveerimisstrateegiate väljatöötamisel, lahenduste väljatöötamisel, et iga detailsustase nõuab natuke erinevaid lähenemise käsitlusi. Et selles mõttes on õigus ja sellepärast ma küsin ka, kas KredEx on tellinud uuringu, et kuidas ja mismoodi inimesed on rahul renoveeritud siis hoonetega või ei ole? Ei pea, seal on see 450 inimest tööl, et teevad ise ära. Ise teevad. Nii, aga kindlasti me ju, tegelikult see Buildes projekt on juba mitmeid selliseid uuringuid teinud ja küll see aeg jõuab ka sellise uuringu jaoks, et oleme näinud, et inimestel on tegelikult väga suur infonälg, et kuidas peaks renoveerima ja oleme jõudnud sellele tasemele, et vajame ka selliseid uuringuid, mitte ainult seda, et kuidas kilovatt-tund koju tuua, et kindlasti need on head teemad. Aga aitäh Ergole! Kommentaar on, et igasuguseid andmeid võib korjata, aga kuidas tuvastada siis see, et milliseid meil vaja on, enne kui sa korjama hakkad? Kriteerium tuleb määrata, tuleb aru saada, milleks neid andmeid tahetakse kasutada ja milliste otsuste tegemiseks. Ja sellest hakkabki kõik pihta. Seda tasub teha enne, kui korjama hakata. Jah, täpselt. Siis läheb tavaliselt hästi. Nii, hästi, aitäh veel kord.